Tere! Mina olen Kellu ja täna on mul proovida sellised Olte Hansa jürdimandlid. Ja kes vähegi Tallinnas on käinud, siis Raekoja platsi lähedal üsna seal Raekoja platsi nurga peal on Olte Hansal igasugused poed ja restoran ja kohvikud ja kõrtsud Raekojas, vähemalt viimati suvel olid. Et nemad korraldavad igasuguseid keskaegseid mänge seal, keskaegseid olustikku ja see on läbi aastate olnud üks niisugune äge kihvt koht nii turistidele kui siis ka Eesti inimestele. Ja täna siis ma katsetan neid mandleid. Ma ei teagi üldse, kas ma neid kunagi olen söönud, aga ma olen alati läinud neist mööda, kui neid on müüdud ja mõtelnud, et huvitav, mis maitsega nad olla võiksid. Nüüd ma sain need endale jõuludeks ja vaatasin, et nad kehtivad 2020. aasta novembrikuuni. Et praegu parasjagu hea aeg neid ära süüa. Nii et vaatame siis, kuidas nad maitsevad, mis nad endast üldse kujutavad ja paneme neile ka hinnagu. Sellised mandlid siis täna iseenesest okeid. Mõnus on süüa, midagi vaheldusrikast, üks nagu vürtsikat natukene, aga mitte nagu väga üllatavad, seepärast et tundub, et see on hästi tüüpiline tavaline siuke ürdisegu, mille sisse need mandlid on siis niimoodi, ma ei tea, sopsutatud ja see maitse on siia külge jäänud või röstitud või kuidagi, et ta kutsub sööma küll, aga siin sees on üks aine, naatriumglutamat E621 on maitse lõhnasõgataja ja sellel on hästi palju kõrvalmõjusid nagu peavalud, allergilised nähud, ponetused, lööved, kõik siuksed asjad ja lastele ei soovitada seda süüa, nii et lapsevanemad, et kui te lähete vanalinnas Tallinnas kuskilt mandleid ostma, siis mõelge 2 korda enne, kui te ostate. Need siuksed lood on siis nende mandlitega. Nii, aga ma loodan, et tegelikult mujalt saab häid mandleid ka, kus seda teed ei ole nüüd seda toidukirjeldust või seda ainekirjeldust peab siis hoolega jälgima, aga võt neid mandleid Olte Hansast mina ei soovitaks osta. Sellised need siis on. Siukene tore kommertspakend. See on kinni ka pandud. Siuksed. No praegu nad ei näe keskaegselt nad välja, aga seal kotides natuke oli. Nii, aga mingit avamise kohta neil ei ole, seega teen lihtsalt niimoodi. Siukene köögiürdi maitseainete lõhn tuleb siit vanilla ja nad on hästi tugevalt selle maitseainega koos. Aga noh, proovime siis. Ongi nagu siuke natukene röstitud mandel, mida on siis maitseainete sees niimoodi keerutatud. Soole, suhkrut, pipart, igast mingisugused asju. Ja siis nagu natuke tuletab kartulikrõpsuga meelde, see maitseaine. Ja ma arvan, et see on nagu universaalne selline. Selles mõttes kahju, sest nad ei üllatanud mind praegu. Ja noh, iseenesest mandel maitseainega on huvitav ja mõnus. Ja ma arvan, et seda on hea süüa, kui siukest nosi, mis tuleb tööle nosid või teed oma mingi kooli asju ja nosid ja reisid ja nosid. Pähklil on päris palju häid omadusi. Nüüd ja mandli ka. Tõmbasin endale purku. Aga ma arvan, et muidu nagu täiesti normaalne maius. Ainuke asi jah, et sa tunne seda tüüpilise, ma ei tea, mingit Santa Maria või mis iganes muu maitseaine ketti üks maitseainet siin, et ta on hea. Ta on söödav ja ta kutsub sööma, aga ta ei ole nagu, ma ei saa öelda, et ta on Olte Hansa loomaal.
ma mõtlen seda, et kas nad teevad neid koha peal, nad tellivad kuskilt. Sest suvel ma olen näinud, et nad segavad valmis seal kuskil potis ja siis pakuvad rahvale müüvad. Tea, kus nad neid teevad? Äkki siin on midagi kirjas. Star Maker OÜ. Ei tea nagu. Kui ta on minu Star Maker on olnud ära see. 600 kilokalorit. Ossa poiss. Okei, aga vaatame siis, mis siin sees on. Nii. Energiat 600 kilokalorit 100 grammi kohta. Siin on 200 grammi. Nii et osa. Et 1200 kilokalorit. Siuhti, see on nagu peaaegu minu mingi päeva kalori kogus. Okei. Rasva 50 grammi. See on nagu mega, ma arvan, et see on mandlirasvaki. Ja siis süsivesikuid suhkrut ei olegi väga. Natuke võiks olla küllastunud rasvhappeid vähem, aga siin on kõvasti valku, et see trennile, et siis need on valkude jaoks või organismile siin lihe. Mulle muidugi hakkas üks asi siit silma. See on maitse tugevdaja E621 ja kui ma hästi mäletan, siis ta ei olnud nagu kõige parem. Ma nüüd natuke guugeldasin ja vaatasin, et mis see naatriumglutamaat ehk E621 õigupoolest on. Ja siin on ta niimoodi, et ta on lõhna ja maitse tugevdaja ehk siis ta tekitab isu, tekitab vajadust seda asja, kus ta sees on rohkem süüa. Kõrvalmõjud on siis sellised Hiina restorani sündroom. Süda hakkab peksma, peavalu võib tekkida, pea hakkab ring käima, tekib punetus, lihas ja liigesevalud, migreenilaadsed peavalud. Ja kui sa oled allergik, astmaatik, peavalu põdev inimene või kui sa oled laps, siis ei ole mõtet su sedasi süüa. Ja imikute väikeaaste toitudes on see üldse keelatud, selle peale ma mõtleks, et ahah, sest lapsi tavaliselt proovitakse hea toiduga toita, et nad kasvaks normaalselt ilusti suureks, neil oleks kõik hästi. Ja siis nagu muid aineid on veel, et siin üks toitumisteadlane ütleb, et ta tekitab lihas või toidus, kus liha on vähe, võib-olla üldse siukse nagu tunde, et sa sööd liha, siis siin on veel igasugused asjad, mida võiks nagu tähele panna. Et naatriumglutamaat siis on üks kõige sagedam kõrvalnähte tekitab aine, jälle räägitakse siin peavaludest, allergiatest, hingamisainetest, igasuguseid muid asju. Ülekaalulisust võib ta tekitada, see lõpp praegu. Ja siin on veel üks pikk artikkel, kus räägitakse sellest, et võib-olla siis põhjustab see ajukahjustusi. Ma panen need lingid see video alla. Aga ma mõtlesin nüüd seda, et Olde Hansa siin suhele koduleht on siuke väga lihtne, ma isegi ei tea, palju need maksavad. Võib-olla siis mingi 4 eurot pakku või üks. Et kuna ma need jõuludeks sain, siis ma ei küsinud jõuluvanalt, kui palju ta nendest maksis. Aga mul on nagu nii kahju, et selline nagu väga uhke restoran, selline suur keskaegne lugu on seal ümber ja siis nad oma mandlitesse panevad nad kasutavad siukseid maitseaineid, kus see maitse tugevdajad iseenesest. See kott, ma arvan, selle tühjaks või mingi probleemi sama juba maitseaineid. Aga kui teha niisuguseid vürtsikaid mandleid või magusaid mandleid või üldse asju, et siis milleks panna siukest asja sinna sisse. Nii et kahju jõuluvana, sinu kavatsused olid siirad, aga ma arvan, et ma jätan selle alles ja söö seda, sest ma ei taha endale terviseriski tekitada. Aga tegelikult oleks neid mandleid tarvis hinnata ka, mis skoori nad siis saaksid. Tervis, tootekategooria mõttes, et kuna siin on siukene aine, mis on keelatud väikelaste toitudes, ja sellest peaks kindlasti eemale ennast hoidma, siis ma paneks siia 1. Nii, tervis üldisemas mõttes, et kas need on kasulikud asjad.
kuna siin on juba siuke hull asi sees, paneme ka ühe. Hind. No kuna ma tegelikult ei tea, mis hinnaga need asjad on, no ma arvaks, et ta võiks olla mingisugune 4 ja 16 euro vahel. No ma ei tea, 5-6 eurot võib olla siukene. Et no nii, Selveris näiteks on mingisugused tavalised mandlid 300 grammi 6 eurot. Nii et ma arvaks, et ta võiks ka kuskil 5-6 eurot olla. Selles mõttes, no hind on nüüd okei. Ma arvan, et on veits ülehinnatud. Nii et paneme hindeks nagu 3. Maitse. Kahjuks maitse osas ma sain sutsu nagu petta, sest ma lootsin, et ta on midagi nagu teistsugust. Sest sükest nagu maitseainete segu ma minu mandlile kodus ka peale kirjutada. Nii et maitse osas paneme 3. No, ma ei tea, üldine väärtus. Ma arvan, et mandel iseenesest on hea, see maitseaine lükkub selle headuse ära. Kogus on normaalne, aga seda maitseainet on isegi natuke palju. Ja ainuke asi, mis teda huvitavaks teeb või ostma paneb, on Oldehanse mandlid. Ma ei tea, me paneme väärtuseks 2. Ja nüüd arvutame siis selle kokku. Oldehanse keskaegsed üldimandlid said hindeks 3. Ma arvan, et nad oleks saanud isegi hoolimata sellest oma igavast maitsest kõrgema hinde, kui siin ei oleks olnud siukest ainet 621 sees. Kahjuks keskpärased mandlikesed ja ma arvan, et isegi natukene ära rikutud mandlid. Just selles mõttes, et mandel on tegelikult mõnus asindus. Nii et jah, siuke tulemus. Aga uued toredad, huvitavad maitsed ja ma loodan, et ka tervislikud maitsed on peagi jälle teie ees, nii püsime enne ja näeme üsna varsti. Tšau!